täna siis tekkis mõte, lähme mandrile ja lähme uudistama maad, vaatame ilusaid kohti ja vaatame, kus oleks hea soetada mingit kinnisvara. Aga lisaks me lähme ka puhkama ja nautima natuke. Puhkama ja nautima. Välja sööma. Kohvikust ja loomaedele shoppama. On ju? Lihtsalt nautlema. Jah, lähme vaatame seda pealinna elu natukene. Vaatame, kas sobib. Või ei sobi. Või ei sobi. Tere tulemast Hestia Seaport hotelli. Sellel hotellil on ühel pool on korteritaolised asjad ja siis teisel pool seal teeterminali pool seal on nagu hotell. Nii, kui tulete siia sisse, siis vasakut kätt näete on peegel. Iga naise unistus, see on peegel. Siia saate oma asjad panna. Siis on linad, padjapüürid, rätikud, kauss, kaameranõine. Siis siin varupadjad, tekid, siin mingi. Nii, ja kui me keerame paremale, siis on seal kõige heade mõtete tuba. Palun kaamera inimene ees. Põranda soojendusega unistuste tuba, kus tulevad head mõtted kogu aeg. Siin taga on dušš, nagu aru saate. See on siin kõrval. Pesumasin on pandud, kes siin kauemaks jääb kui paar päeva. Kraanikauss on veel suur. Hästi mõnus, põrand on hästi soe ja mõnus. Siin on veel varuasjad on siin, mida nime kombel nagu hotellides on, aga siin on ka. Sul on vahed hotelid. Läks nüüd kilusamaks. Siis siin tegelikult on teine uks, sa saad minna ringiga ja teha selle lahti. Jah. Või tähendab? Me ei pea ringiga minema, me lihtsalt oleme siit. See on kinni meil. Ma panin selle lukku. Mul oli ajukrõmp praegu. Nii. Ja siis? Eks siis siin oli üks uks. Ja teine uks. Aga me lähme sealt teiselt poolt suurest toast, me ei lähe siit. Me ei lähe siit. Ei lähe siit. Pane see kinni tagasi. Me paneme siin kinni tagasi. Nii, mine siis. Nii, tulge edasi. Siis on suur tuba. Kas on siin siis elutuba, /söögituba, /köök, /telekaruum, / Siis siin on diivan, mis käib lahti. Magamistuba. 2 tugitooli. Kinosaal, siin on tugitoolit, mille need seljatoed lähevad tahapoole inimesel. Vaata on niimoodi, siis plõksti saad niimoodi. Ilusti nüüd. Punased velvetist, nii nagu kinos ikka. Siin on köök, täisköök, täitsa ahju ja riidi ja külmapi ja kõigega nõud. Värgid, särgid. Telekas. Hanna, siin on Hanna. Hanna, ahah, seal tahaksid. Sul on kõht tühi, me kohe lähme sööma. Nii, siis saab siia tuua ka tulla. See on Hanna tuba. Üks magamisruum, kuhu me oleme väikse tüdruku paigutanud siia magama. Siin on ka telekas. Oli ka või? On jah? Ja siin on vaade ka välja. Siin on 2 ühekohalist voodi. Siuke väike toa. Ja lisaks siis, kui küsite, siis on korterisse toodud ka lastavoodi. Ja see lastavoodi on nii äge, see kokku käib, aga see on nagu päris nagu siuke puidust korralik voodi, et ei ole see siuke nagu reisivoodi tüüpi. See mahub ilusti kuskil kapi seina vahel ära. Näitan siis seda vaadata. Ehk siis see on täiesti teeterminalis, aga siin on väga vaikne. Kuigi ta on päris sadamas. Et kui ma ei tea, pead hommikuse laeva peale minema või õhtul tuled, siis ka hea koht ööbimiseks. Nii, lähme siis edasi. Ja kui me nüüd sellesse Slashide toast edasi läheme,
emma kumma uksest. Siis on niisugune suure voodiga tuba. Suure voodiga tuba, jah. Ehk siis siuke peamagamistuba. Uksed käivad kinni siin. Ja see uks on nüüd see uks, mida me enne vanidas näitasime. Ehk siis siin uksedega on tegelikult vanituba. Tantsijuhanna taaskord. Et selle, mis ma siin kinni panin. Siin on uksed käivad ka kinni. Privaatsust on, aga vaata siin toas ei ole akent. Ja sellepärast on siin ilmselt siuksed uksed, mis valgust laseksid läbi ja samas siin on hästi ja valgustus siin toas. Et lagi on nüüd kõrge ja see voodi on nagu pilve veel magaks nii hea. Anne. Kas kõrgi ka lapsed ei saa? Anna ei saa siia peale küll. Meie asjad on juba laiali. Anna võtab sealt dušikeeli kohe. Äkki keegi võtab selle ära, sest ta võtab selle kohe sealt. Pest seda lahti ei saa. Selle võib vannituppa panna. Ma võtsin ühe dušikeeli meile kõik. Siin on kõik vajalikud asjad olemas. Minust täitsa mõnus. Ja me oleme tegelikult, see on korter number 4 ja me oleme ka korteris number 3 ööbinud, nagu mina ja lapsed. Ja see oli analoogne, mitte päris samasugune, aga ka sama palju ööbimiskohti, veidi teistmoodi sisustatud ja natuke teise nagu selle ruumipaigutusega, aga ka jumalast mõnus, nagu sama mõnus kui see. Ettevaatust. Ahah, seda istuda niimoodi. Annala viimasel ajal suur teema, et ta tahab istuda lihtsalt nagu tooli peal, nii et jalad on üle ära rikkuvad. Tahab juba suur tüdruk olla või? Kuulge, aga lähme nüüd sööma. Kõht lähme sööma, jah? Tühi. Ja me lähme nüüd linna peale laiema. Soppama ja sööma. Tere hommikust, Hanna! Joo, piimasse pead hoidmised üleval. Niimoodi siis tuleb piima. Tere hommikust. Tallinna hotelli parklast. Nüüd ma näen lõpuks, mida miuksed teevad. Me oleme Hannaga väga glamuurselt siin autos. Samal ajal kui Jimmy ja Rasmus söövad hotellis hommikusööki. Tegelikult oli siis nii, et esiteks me magasime räigelt sisse. Nagu me tahtsime juba hästi vara hakata täna toimetama. Mina olin vara üleval, me magasime õudselt hästi, nagu mega hästi. Mina magasin Rasmusega seal suures voodis koos ja Jimmy magas koos Hannaga seal teises toas. Sest lihtsalt Hanna voodid oli sinna suure voodi juurde paha panna, sellepärast me panime teise tuppa ja siis tegime kivipaberkäärid ja tema. Aga Hanna ei ärganud öösel kordagi, nii et selles mõttes ei olnudki vahet. Kõik voodid olid väga mõnusad ja siis Rasmus sai siis minuga kaisutada üle, ma ei tea, kui palju aastat. Ja me kõik magasime nii hästi, aga mina ärkasin ikkagi mingi 7 üles. Mul oli siuke tunne, et mul on juba lamatised, sest ma olin nii hästi maganud öö läbi, vaata kordagi ärganud ei olnud. Ja siis, aga teised, Hanna ärkas mingi veerand 9 või isegi 8:20 või midagi. Me arvasime, et me 8 juba sööme hommikul ja hakkame liikuma, sest meil oli tänaseks mingi täitsa nagu päev planeeritud. Nüüd on kell 9:30 läbi ja me oleme alles hommikusöögil. No, siis mõtlesin, et vahet pole, et puhkus ma saingi rahulikult oma mõtteid mõelda ja rahulikult olla natukene. Ärgata rahus, kõik magasid. Ja siis tegime korteri tühjaks, andsime ära juba. Ja läksime hommikusöögile. Aga muidu Hanna sööb praegu 2 pudelit piima päevas. Ta sööb hommikul kohe ärgates. Ja siis ta sööb õhtul magama minnes, et rohkem ta ei söö piima. Ja ma just mõtlesin, et peaks hakkama nüüd võõrutama ikka kogu piimavärgist. Ja täna mõtlesin imeline päev, et ma hommikul ei anna talle piima, tuleme kohe hommikusöögile hotelli. Et siin on suur valik, ta saab mida iganes. Aga see kahjuks lõppes praegu sellega, et ta ei söönud mitte midagi. Ta sõi ühe ampsu, võttis värskest kurgist. Siis ta võttis paar ampsu õunatükist, me pakkusime talle kõike putru, võileiba, saiakest, no nagu krossanti. Erinevaid puuvelju, muna, mingid värsket kraami, no põhimõtteliselt kõike. Jimmy võttis seal mingit, ma ei tea, muna või omletti ja mingit lihakraami, nendest ta ei võtnud mitte midagi, no lihtsalt ta nagu keeldus kõigest. Ja küsis oma piima, aga mul tegelikult oli täna hommikuks kaasa võetud üks pulber, nagu piimapulbri kogus, igaks juhuks, sest ma ei teadnud, et ma täna teda võõrutama üritan hakata. Ja siis võtsime hotellist lihtsalt praegu talle sooja vee siia pudelisse. Ja see oli mul autosse pulber, siis mõtlesin, et ma tulen Annaga autosse ära. Ja et ma ise ahmisin sealt ühe kohvi ja ühe võiku sisse ja tulin ära.
ja teised jäid siis, et siis vähemasti Jimmy ja Rasmus saavad rahulikult hommikusööki nautida. Me siis sõbrannad tulime autosse. Noh, süüki ära. Piim sai otsa ja oi, kui tore. Ja Hanna sai eile omale. Anna sai eile omal pingu. Meil on nüüd kõikidel lastel pingud, palun. Palun. Ja nüüd lähme poodi, lähme toidupoodi ja siis lähme natukene sõitma Tallinna lähistele erinevatesse kohtadesse, mida me tegelikult tulimegi vaatama. Olen kodus. Mul on saarel. Käidud? Käidud 24 tundi. Nähtud? Jaa. Kogetud? Jaa. Kas pilt on selgem nüüd? Jaa. On küll väga selge pilt, et täiesti selgeks sai pildi. Prille pole väge. Ja prille pole väge, jah. Me oleme nüüd kodus tagasi ja ei ole paremat aega Pepko hooli teha, sest et loomulikult me käisime Pepkos. Ostsime mõned täiesti jooksu peal, sest Hanna oli nii väsinud. Eilõhtul, kui me jõudsime, me käisime söömas Nautika keskuses ja meil oli veel vaja toidupoes käia eilõhtul lihtsalt nagu juua ja nii ostma sinna majutusse. Aga siis me läksime hästi kiiresti enne sulgemist veel Pepkost läbi. Ja siis ostsin kohe, et lühikesed püksid Hannale mõned asjad lihtsalt krabasin, siis seal olid kõik suve või hästi palju suviseid asju välja pandud. Seal oli nii uusi asju, kui siis ka eelmise aasta ma saan aru maha müümata asju, nii et näiteks eelmise aasta kollektsioonist on üksed lühikesed püksid. Üsna õhukesed puuvillased kahed. Ühed on siis siuksed ja teised on üksed mingid kalakese pildiga. Ja varem nüüd maksid 4 eurot, nüüd olid 2 hinnatud, ehk siis 2 eurot, 2 püksid. Et täitsa mõnus. Ja siis paar teesärki. See oli nüüd uus kraam. Need olid 2 eurot tükk. Ja 104 on siuke number, mis talle praegu on paras, sest need on ikka palju väiksemad kui muidu. Ta muidu on ka muidugi suur. Neid oli igasuguseid, sarnaste mingi disainidega. Ma ei tea, ma lihtsalt 2 heladammat võtsin. Seal oli mingid värvilisemaid ka. See oli ka 2 eurot. Sweet Fun on pealkirjas. See on isegi nagu tore, sest sellel on tagumine pool veidi pikem kui esimene. Ma praegu näen, et sellel on toredad varrukad. Ma seda enne ei pandki tähele. Niuksed mingid disainvarrukad, nagu ülekattega niuksed lillakesed. Siis ostsime 2 mütsi. See on väga naljakas, 54 suurus ja siin on kirjas 7–10 aastased. Tule. Jimmy jookseb taustal. Sa võid liikuda, siin ei ole. Kõik ei pea hinge kinni, nagu ma filmin. Ja need maksid 4 eurot komplekt ja kuigi 7–10 aastat. See mütside peal on 7–10 aastat, saad aru? No. Nagu suurus, aga Hannal on väga suur pea. Seal oli väiksemaid ka, nagu erinevaid disaine, kahesed pakid. Minu arust olid kõik 4 eurot, igal juhul me ostsime need. See on isegi nagu 2-kordne puuvillane niuke hukka. Aga varsti juba paras käia. Ja siis ostsime veel sellised retuusid. Kui sa oled lapsevanem ja sa tead, mis asjad on tantsivad avokaadod YouTube'is, siis võid kommenteerida. Minu arust see nägi täpselt välja nagu see tantsivate avokaadode see baby sensori video. Siin küll avokaadost ei ole, aga siin on kõik muud asjad. Jälle 104, see oli kõige väiksem number, mis oli. Nii et niuksed asjad siis Hannale. Ja siis mõned munadepühad asjad. Niukse küünla ja ma praegu koju tulles sain aru, et see on lõhnaküünal ja seal oli erinevat värvi sisuga, nii et võib-olla need olid erineva lõhnaga kõik, ma ei tea, aga lihtsalt haarasime, sest ma arvasime, et siuke oleks nunnu värv. See maksis 1,30 ja 10 tundi põleb see siis. Aga ma arvan, et ma võib-olla esialgu jätan selle üldse siia niimoodi lauale nagu munakooreks ja siis ühel hetkel võib-olla seal, kui juba pühad on käes, siis panen põlema. Siis ma hullult kaua tahtsin, nagu tervelt mitu nädalat juba mõtlesin. Seal ukse peal meil oli jõuludel pärg. Ma ei tea, kui sa oled vaadanud meie jõulude videosid, siis sa tead, jõulupärg oli selle sahvriukse küljes, panime sinna konksu. Ja siis ma mõtlesingi konksu pannes, et siis saab erinevatel pühadel sinna asju riputada ja nüüd ma tahan selle panna sinna. Ma ei tahtnud päris uuesti pärga, nagu päris pärga, aga siis kui ma seda nägin, Pepkos oli päris suur valik, igasugu pärialisi. Kui ma seda nägin, siis mulle tundus, et see on niuke nunnu, see on selline pehme jänku on siin ja ühesõnaga niukene. Ja see maksis 2,50. Aga seal oli tõeliselt suur valik igasuguseid asju. Siis ma võtsin 2 siukest oksakest mune. Siin sees on traadid, ehk siis neid saab igat pidi nagu niisuguseks pontsakamaks teha. Need maksid 1,30, maksis tükk ja need oli erinevat värvi.
kuldseid hõbedasi, neid, minu arust midagi oranžiga, midagi lillaga. Seal oli erinevaid toone neid, ühesõnaga võtsime ühed rohelised, ühed roosad. Ja siis sellised nagu pajutibud, terve siuke possu, samamoodi see on tegelikult traadid, need maksid 1 euro, on terve see kimp. Ja neid oli samamoodi erinevaid toone. Mingid erinevaid ühevärvilisi ja siis mingid täitsa siukest vikerkaare värvilist oli ka. Ma võtsin valged ja roosad. Ja mõtlesin, et teen nendest siis mingi niukse mõnusa väljapaneku, nii et selle aasta need munadepühade kaunistused on siis siin. Ilusat esmaspäeva. Ilusat esmaspäeva. Lapsevanemad teavad, mida see esmaspäev endaga kaasa tõi. Vaheaeg on läbi. Mul on täiega see tunne, et ma pean hakkama vabandama jälle eelmise video eest. Ma teen seda viimased nädalad väga tihti. Ma kogu aeg mõtlen, et nüüd ma rohkem ei tee, et vahet pole on nagu on. Ja siis ma ikka hakkan filmima ja mul on siuke tunne, et ma peaksin eelmise video puudujääkide eest vabandama. Ehk siis eelmine video, mis üles läks eelmisel nädalal, oli siuke või mõnes mõttes võib-olla väga segane, sest seal olid mingid klipid ja samas seal ei olnud nagu mitte midagi. Sest ma filmisin, ma olin 3 nädalat kokku haige. Ma olin kõigepealt siis, seda vist on sealt videost näha, et ma kõigepealt enne seda maali valamist olin mõned päevad ilmselt mingis viiruses. Siis ma just, kui ma arvasin, ma sain terveks, käisin maalitööl ära. Paar päeva peale seda ma kaotasin täiesti hääle, ehk siis see oli mingi järgmine viirus. Ja miks ma tean, et see oli viirus, sest ühel hetkel sai selle Rasmus ka talg kadus hääl ära, mingi päris pika viitega küll. Aga ma jäin siis, ma olin nädalaga täiesti ilma hääleta, sellepärast vahepeal läks see poiste küsimuste vastuste video üles, aga tegelikult ma nagu filmisin kogu eelmise nädala videot edasi või klippe. Ja siis nädal peale seda, kui mulle tundus, et mul hakkab lõpuks ometi parem, siis ma jäin Covidisse ja tegelikult olin päris nagu, ikkagi raske, et ma olen oluliselt kergemalt Covidit põdenud. Ühesõnaga, ma olin 3 nädalat haige 3 erinevas haiguses. Ma tunnen, et mu keha on nii väsinud, ma olen ise nagu selles mõttes haiguste mõttes kurnatud. Muidu ma ei olegi väsinud, muidu mul nagu on just vastupidi mingi hull energiapuust. Aga ma olen nagu tüdinud, võt see on võib-olla ise kõigem sõna. Keha on nagu kurnatud ja lihtsalt meele nagu nii tüdinud sellest haigustest. Ma tean, et hästi palju on praegu haigeid ja on olnud just siin aasta alguses. Aga minu puhul see ei ole väga tavapärane, sest ma ei ole eriti tihti haige. Ja me olimegi perena hästi kaua olnud terved kõik, keegi polnud haige olnud. Ja niuke pauk siis. Ja siis peale seda 3 nädalat filmimist ma hakkasin eelmine nädal seda videot kokku lõikama ja avastasin, et enamus videol klippidel ei olnud heli üldse, nagu 0 heli ja mul oli seal igast ägedaid asju. Nüüd olen ma selles olukorras, et ma enam vaata, ma ei viitsinud praegu enam üle vaadata seda eelmise nädala videot. Ma lihtsalt seda eelmise nädala klippe lõikasin, vaata kogu aeg edasi-tagasi sa vaatad nagu seda videot läbi, ma ei tea, 10 korda, kui sa seda lõikad. Lõpuks paned üles ja nüüd muidu ma nagu on lihtne järgi pidada, sest ma tean, mis ju läks videosse ja mis läks üles, aga kuna nüüd ma viimasel hetkel kustutasin klippe ära ja teemasid, siis ma uuesti ei hakanud nüüd enam vaatama 11. korda, et aru saada, mis seal siis läks ja mis ei läinud. Igal juhul. Seega, palun juba ette vabandust, kui ma räägin mõnda asja, mida ma rääkisin juba eelmisel nädalal, siis ma ei ole delulu, ma ei ole selles mõttes kuidagi seniilseks läinud, vaid ma lihtsalt ei mäleta, mis sinna läks, aga ma arvan, et sinna ei läinud eriti midagi. Me olime siis eile Tallinnas, tegime seal, tegelikult oli nii mõnus väike puhkus, käisime välja söömas, natuke poodides, toidupoes, aga ka lihtsalt niisama, nagu see peab kaasa, nagu ma neid lihtsalt jalutasime kaubanduskeskuses ja nii midagi tegelikult ju väga vaja polnudki, aga lihtsalt vahel on hea oma nagu tuulutada veits ennast, saada ära, teha plaane, käia uudistada, vaadata. Ja nüüd täna jõudsime eile õhtul koju, aga täna kuidagi, eelmine nädal mul oli hästi raske, vaimselt, no nii raske nädal oli. Ma ei teagi, lihtsalt siuke üsna lootusetu tunne, lihtsalt vahel on mul nii, et kui palju asju kuhjub ja mul ei ole nagu lahendusi ja tundub, et asjad kuidagi ei suju. Või siis mul on ka praegu siuke, et on hästi palju valikuid, mille vahel ma pean nüüd juba valima, sest enam aeg ei kannata nagu oodata. Ma olen kogu selle, et mis meie elust edasi saab peale Hiiumaad, ma olen seda tegelikult mitte nagu edasi lükanud. Ma olen sellest enne ka videotes rääkinud, et ma olen otsustanud, et kevadeni ma võtan hästi rahulikult, et me tegime siin ju kõik ettevalmistused, et talv siin üle elada ja olemegi olnud siin väga mõnusasti, kõik on tore. Aga eks kogu aeg ju peas nagu tiksub see teema, et varsti on aeg ju panna maja müüki ja kolima hakata. Aga
see kolimine ei ole selles mõttes nii lihtne ja see valikute tegemine, sest meie maailmas on neid liikuvaid osi nagu nii palju, mis peavad kõik sama lahendatud selleks, et siis mingid lõplikud otsused sünniksid. Ja pikka aega tundus, et ongi hästi raske otsuseid teha, siis me hakkasime kasutama välistamismeetodit. Ehk siis panime nagu kõik võimalikud variandid põhimõtteliselt paberile ja hakkasime otsast minema. Ehk siis hakkasime esialgu isegi võib-olla natuke minema seda teed, et mida välistada. Mis asukohti välistada, missuguseid, et kuidagi südamekindlusega öelda, et okei, see on ei, sellepärast siis neid valikuid ei pähemaks, sest algul lihtsalt, kui oli valikuid nii palju, oli nagu minu jaoks veel stressi rohkem. Ja ma olen tähele pannud, et vahel ongi elus nii. Minu jaoks küll, et võib-olla sinu jaoks ka siuke hea nipp. Et kui on hästi raske nagu valida asjade vahel, siis, ja sul on nagu mingi, ma ei tea, 6 valikut laual, nagu olulist valikut sinu elus, ja sa ei tea, mida võtta, mida jätta, siis võib-olla on mõistlik sellest 6 saada näiteks esialgu mitte valida seda ühte, vaid valida näiteks 3 või 4, et välistada sealt nagu mingi 2 kõige ebatõenäolisemat, kõige ebasobivamat, kõige mis iganes põhjus see siis on. Et välistad mingid asjad ära ja sa tead nagu, et sa ei pea enam selle teema juurde tagasi tulema. Et meil on nagu see paremini toiminud või mul eelkõige. Aga nüüd oleme me ikkagi seal maal, et mingid otsused peavad hakkama sündima üsna nagu kiiresti. Aga ja eelmine nädal kuidagi ma tundsin ennast nii ummikus selle kõige pärast, et palju valikuid, nagu palju küsimusi, vähe vastuseid pigem nii. Aga täna hommikul, ma ei tea, märkasin jumala hea tujuga, mul on täna mega mingi boost, asjade tegemise mingi tahe, ma hakkasin koristama, toimetama, vaata märts on ka käes, minu jaoks täielik selline puhastuskuu, kui sa oled kindlasti kuulnud seda märtsi väljakutset. Ühesõnaga, iga aasta märtsis tehakse seda korrastuskunsti väljakutset, et loobu iga päev sama paljudest asjadest vähemalt elus, mis kuupäev on näiteks, et 1. märtsil vähemalt 1 asjast, 2. 2, 3. 3. ja niimoodi kuu lõikes peaks siis pea 500 asja kokku tulema, millest näiteks oma kodus loobuda. Eelmine aasta see läks nagu nii suure pöördega, et lõpuks vaata Jimmy kolis välja. Ma olen sel aastal ettevaatlikum oma korrastustuuridega, et lihtsalt see kuidagi eelmine aasta oli väga selline nagu muutis mitte ainult mu kodukeskkonda, vaid kogu mu elu ja kõike. Ja see aasta ma proovin seda päris mitte niimoodi nagu teha, vaid teha seda kuidagi teadlikumalt. Aga siiski, ma nagu märtsikuu on ikka minu jaoks siuke hea koristus, suurpuhastus, planeerimis, asjadest loobumise ja nii edasi kuu. Et see on siuke hea. Lisaks ma olen sel kuul veel reisile Rooma. Nii et kui sul on soovitusi, sa oled Roomas käinud kevadisel ajal või umbes praegusel ajal, niuke märts-aprill, ja sul on soovitusi, mida teha, kuhu minna, mida vaadata, mida kogeda, ma ei tea, mida süüa, juua, kus on head poed, kus on mis iganes. Anna mulle teada, pane siia kas alla kommentaaridesse või kirjuta mulle sinna Instagrami majastkoduks.ee sinna DM-i otse sõnumisse. Ma oleks mega tänulik, ma olen iga soovituse eest hästi tänulik, et ma ei ole ise kunagi Roomas käinud ja nii ega oleks nagu ette mingid asju planeerida ja teada ja mingid soovitusi kuulda. Nii et kui sa oled käinud ja sul on häid mõtteid, kirjuta mulle. Nii et sel kuul on nagu hästi palju asju toimumas, aga ma ei lase sellest. See linnas käiks see väike nagu tuulutus ja korraks nagu saada kodukeskkonnast ära. Meie puhul see lihtsalt on see, et peab nagu justkui saarelt ära minema. Lihtsalt sest saar on nii väike, et see põhimõtteliselt ongi meie kodukeskkond. Aga et lihtsalt nagu saada korraks oma siuksest igapäeva rutiinist ja olmest välja, see on nagu oluline. Ja nii hea oli nagu eilõhtul tegelikult tagasi tulla esiteks, et koju tagasi oma voodis magada, no nii mõnus oli. Ja täna mul nii palju mõtteid ja tahet teha ja ma tahaks juba koristada, korrastada, teha asju, teha mingid ettevõtte plaane, värke. Mul on juba mingi strateegia käib peas. Ühesõnaga, aga millest ma siis alustasin? Mõtlesin, et ma alustan pesu pesemisest. Ma kunagi näitasin ka kindlasti seda kombekat. Minu arust see on nagu maailma kõige nunnum kombekas. See on Hanna Talve kombekas siis. Siuke satsidega, siuke kehasse nagu tõmmatud. No imeilusat värvi. Niuke triibuline, mega siuke šikk. Muidu on kombekad kõik siuksed. No, ei taha nüüd ühelegi kombeka firmale halvasti öelda. Kombekaid tehakse väga nunnusid. Aga kombekas on alati kombekas. Ja kui ma seda nägin, siis ma sain aru, et kombekas võib olla midagi enamat kui kombekas. See võib olla midagi nagu täitsa vägevat. Ma ei tea, kui hästi siit näha on, aga ühesõnaga see on siuke nagu naiselik seest karvane siuke. Noh, ikkagi nagu tõeline tüdruku kombekas.
mu arust imeilus, see on küll nagu, ma ei tea, miks ma seda reklaami siin praegu teen, sest ega sa seda endale osta ilmselt ei saa. See on sellise mingi firma, ühesõnaga, ma ei tea, kas siit on näha. Enfant on siin kirjas. Ja see on mingi, ma ei tea, Prantsuse või mingi siukse riigi kombekas. Ehk siis see ei ole Eestist ostetud kombekas. Aga miks ma seda kombekat näitan on see, et see jäi Hannale väikseks. Ma veel venitsin talle selle paar päeva tagasi selga, aga tal on väikese. Niisiis, ma nüüd pesin selle ära, et see saaks minna oma uude koju. Ma olen nüüd laste riede sorteerimisega saanud nii kaugele, et Hanna see ilus kombekas, mida ma enne näitasin, kuivab seal. Ma tegelikult panin selle, pesin ära pesumesinas ja siis lasin selle õrna kuivati programmiga kuivada ka, aga ta päris ära ei kuivanud, sest ta on ikkagi üsna niuke ilmastikukindel. Keerasin pahupidi ja panin siia vastu sooja müüri veel. Ja nüüd on veel tegelikult üks kombe praegu pesumesinas, sest ma leidsin ikkagi veel asju. Hanna on, no ta kasvab nagu seeneke. Täitsa ulme. Ta kasvab hästi kiiresti, on ja? No isegi see kasv on veidi pidurdunud, aga ikkagi ta nagu kasvab. Ja teiseks ta on üsna pontsakas ja tal on päris suur pea, et meil päris mitmed asjad ei lähe lihtsalt üle pea talle või siis tal on nagu valus, kui ma panen, siis ma ei taha neid ju tirida. Ja või siis kuskilt meil pigistab rindkerest või mingid meelde kleidid või asjad, et nagu pikkuselt ja kõik muu on okei, aga näiteks, et ümber on liiga ümber. Või mõni jakk või mõned joped. Käisime just linnas pükste ja jopega. Jope oli nagu korsett seljas, lihtsalt nende talvepükste peale, see ei lähe talle eest kinni, see tegelikult nagu tõmbab selle kõhu ja kõik sisse, aga see ei ole ju okei, see ei ole lapsele nagu mugav, tal ei ole hea selles liigutada, kindlasti ei ole tal hea selles kuskil, ma ei tea, istuda või olla känkras, ma ei tea, okei, no turvatoolis võtan ära, aga näiteks poes või asjade seda alati ma ei tirida seda ära, ta kuskil istub, no tuterdaja. Ja siis ma otsisin välja ja nüüd lisaks oli tal veel see teema, et meil olid osad asjad, mis me oleme ise saanud mu venna käest või noh, venna lapse käest, mis ei olnud hooajakaup, näiteks suve ja kevade suve asjad. Need olid kogu aeg, ma panin need ära, vaatasin, noh suured panen ära, et vaatan, kui suur ta siis on. Tea. Kui inimesed ütlevad, et sa kasutad viimasel ajal lutti. Varem Hanna ainult magas lutiga ja nüüd on tal mingi jõhker lutitamise vaev kogu aeg. Jänkud näited, ta näitab teile jänkut, aga ta näitab sinna kaamerasse, mitte nagu siia, kus see filmib, vaid seal kõrval on see ekraan. Sul on siin niuke jänku, jaa, selline jänku on nii ilus. Sinu tudu jänku, sa tahaksid seda saada. Ära seda võtta, kuulekene, ära seda võtta, enda võtta kus pingu on. Talle meeldib nii videokõnesid teha ja nüüd ta arvab, et ta räägib ise endaga. Aga ühesõnaga need mingid hooajavälised asjad olid ära pandud ja nüüd ma täna jälle vaatasin, murust ma nagu sorteerin neid tihti. Tegelikult ilmselt mitte väga tihti, ikkagi siuke paari kuudega, vist jaanuaris sorteerisin viimati. Ja no ongi, paari kuuga ta on nii palju kasvanud ja ilmad on muutunud ja nüüd võtsin need kevad-suvised asjad ette. Ja no suvepüksid enamus, mingid suvepüksid, mitmed kleidid, need on talle juba, tegelikult need on talle väiksed, need ei lähe talle suvel. Need on juba praegu sellised, et nagu kas ei lähe üldse või lähevad vaevu. Nagu kindla peale need ei lähe suvel talle jälle. Et need ma juba annan ära. Et siin oli ühesõnaga igasuguseid asju ja nii palju riideid jälle, mis lähevad. Rasmuse ja Hanna riideid. Et nende asjad on sorteeritud. Aga tore uudis on see, et kui ma varem kogu aeg ütlesin, et ma viin need asjad taaskasutuspoodi siin Hiiumaal, siis nüüd, kuskil aasta alguses, ma arvan, et aasta alguses või eelmise aasta lõpus, kirjutas mul üks hästi tore jälgija, kes ütles, et tema hea meelega, et neil on palju lapsi, väikeseid, järjest sündinud, nunnud, iga nii poissi kui tüdrukuid, et on valikuid ka. Et nemad hea meelega, et kas me tahaks näiteks müüa või nad hea meelega võtaksid meie nagu korralikumad riided endale. Ja ma neid müüa ei taha, nagu ma pole kunagi neid tahtnud müüa, aga mul on super hea meel nagu anda või saata inimestele, kes kannavad ja kes kasutavad kas osaliselt ja kes on nagu taaskasutusmeelsed. Et minu ju eesmärk ei ole kunagi olnud ühtegi poodi ilmtingimata nagu nende asjadega toetada, aga samas ma ei taha neid ära ka visata, et ma olen ikkagi taaskasutus usku, ma lihtsalt ei arva, et alati kõikide asjadest peab saama raha või nagu mingid igad eurot taga ajama, et asjad ongi mõeldud selleks, et olla ringluses. Ehk siis ma ühe kastitäie asju neile saatsin ja nüüd ma saadan siit teise kastitäie veel, ilmselt homme panen pakiautomaati
sest ma arvan lihtsalt, et ma täna ei jõua, kuna kombekat, ma tahan, et need ikka korralikult öö on nagu õhu käes ära, et ma ei tahaks neid ära pakkida igaks juhuks. Nad on küll üsna kuivad, noh see, mis siin taga praegu kuivab ja siis üks, mis tuleb, et see ilmselt läheb ka päris kuivaks, aga igaks juhuks, et kõik oleks nagu, ei läheks midagi kuskil paki sallitama või midagi niiskust ei saaks. Jah, pingu. Ja, kuule, vingerdaja ussikene. Nii, et homme paneme ühe pontsaka paki jälle teele, aga see on nii tore. Et see on nii tore, kui sul endal ei ole mingit sükest taaskasutusringi. Näiteks mu vend juba teab, on ju. Vend ja vennaine nad alati siis toovad meile, sest et me võtame kõik vastu suurima hea meelega, ma ei tea, mänguasjad, riided, kõik asjad Hannale. Aga et siis, et see on tore, kui on siuke mingi ring tekib, et on omakorda keegi, kellele siis korralikumaid, sest noh, kõik ei saagi ikka pooled asjad lähevad vähemasti prükisse, aga no on mingid asjad, mingid plekid, mis ei tule maha, mingid asjad lähevad katki, venivad välja need odavamad kangad, aga tegelikult on päris palju meil siukseid kvaliteetseid asju ka. Igast kombekaid asju, need ei kanna neid hüüelgi läbi, et need võivad veel mitmed last, ma arvan, teenida. Et nad enne lähevad nagu moest ära, kui nad nagu kvaliteedi mõttes lõpevad, ma arvan, enamus neist vähemasti. Nii, 10 minutit hiljem on meil praegu kokku pandud sellised hunnikud. Siin on täitsa nagu palju asju, see võib-olla ei tundu väga palju asju, aga nagu ikka siin on niisugused nagu korralikud hunnikud. Ja tegelikult ei ole siin siis veel 2 kombekat, ühtesid õuepükse ja veel paar asja on praegu pesus. Enamus asjad on siin. Suure sorteerimise tulemusena sain 2 niisugust suurt kastitäit asju. Kaste ma taas kasutan. Siin on mingi varasem siin söikast ja suur mähkmete kast. Need on niisugused jätumised. Et need on siis kõik asju täis. Isegi mõned mänguasjad saime siia, niisugused beebimänguasjad. Et pakingi need ära, viin need täna ikkagi posti. Ja siis veel tahtsin siia veel näidata seda. See on autolõhn. Andren, tule räägi sellest autolõhnast. Sellest autolõhnast? Minu head klassivennad teevad õpilasfirma raames autolõhnu. Niisuguste looduslike lõhnadega. See peaks siis olema... Mustikas. Mustikas, jah. Siis on piparmündi, äkki oli mango ja siis mingi laimi midagi. Hästi palju erinevaid värve. Ja mida värve, vaid lõhnu. Ja hästi, nagu üli hästi lõhnad. Jah, nagu tõeliselt hästi. Ja nad on nii ägedalt, et nad ei ole mingid lõhnakuused, vaid nad ongi sellised õlipudelid. Ja siis see imbub siit läbi puidust, see lõhn läbi. See on praegu veel kinni, siin on kork peal. Sest ma ei ole veel autosse seda viinud. Aga see hakkab imbuma siit läbi puidust kaane. Tegelikult minu arust meil on seal üks valgega, toose valgega. Et seda sai valida kumba, et kas nagu igat lõhna, et kas musta või valgesse topsi, aga minu arust mõlemad on väga stiilsed. Et Jimmy autosse läheb selline valge. Minu autosse on ikka must pudel. Väga ägedad. Ja minu arust ideaalne kingimõttega. Nagu nii tore, me juba ühe kinkisime ära. Tundus, et inimestel oli hea meel, kes selle said. Kõik, kui sa ei tea, mida kellele kinkida, tal on auto, siis tõenäoliselt mingi üli hea nagu lõhn, mis... No ma ei tea, see mustika ja mündiga, seda neid me julgeme kindlalt soovitada. Tegelikult ma olen neid kõigi proovinud, mis neil eelmisel aastal valmis olid. Ja need olid kõik väga head. Aga ma ütleks, et see mustikas ja münt on võib-olla kõige sellisemad universaalsemad. Et ma veel ei ole näinud inimest, kes ütleks, et talle ei meeldi selle. Ja vaata, see on siuke, et kui sa ei tea inimese lõhna eelistust, siis nagu osta mustikas. Aga hästi, ja see lõhn on nagu päris nagu Hiiumaa mets. Nagu niimoodi. Nii head. Kuule, aga kust neid saab, Andre? Sotsiaalmeediat kui sellist. Nad poisid muidu müüvad neid laatadel siin kohalikel asjadel, aga huvitav on see, et see on nii popp toode, et iga kord, kui ma käin neid otsimas, siis need on otsas meil. Et lihtsalt ma mõtlen, et kas neil on mingi link või mingi asi või kus neid saaks. See on nii tore nagu õpilasfirmat toetada. Eks läbi nende endid. Ühesõnaga me uurime, kui me saame nende käest mingi lingi või mingi info, siis me paneme selle video alla. Ja kui ei saanud, siis lihtsalt või kui seal all ei ole infot, siis kirjutage meile ja me ütleme teile, kelle käest saab osta neid konkreetselt, siis kes neid toodavad. Et ma omavoli lihtsalt ei taha inimese nagu isiklikku sotsiaalmeediat seal linkida.
Roni. Annuška. Anna on kohe nii, kui Andre on kodus on nii, Anna lihtsalt tuleb Andre nii. Tule, ma panin sulle porgandit ja kurki. Anna, sul on siin snäkki, tule vaata. Vaata, mis snäkid sul siin on. Porgandid ja kurgid. Ta on kohe nagu mitu seda lutti on laua peal. Ahah, jaa, õige, lutt suust välja. Andre, natuke läheb söögiga aega veel. Selge. Mingi veerand tundi umbes. Kolm viilu korraga suu. On jälle. Anna on päris suur niisugune värske kraamisööja. Ma arvan, vist kõik lapsed on. Kõik asjad, mida saab toorelt värskelt, need hullutesti lähevad talle. Kuigi eile sõi ka hautatud ube, nii et silmi ei pilkunud. Tegelikult on päris hea sööja. Asjad, ütlen otsisin, käskisin Jimmil pööningult tuua, on õigem öelda, eelmise aasta munadepead asjad, mul ei ole väga palju, aga mul on mõned. Eelmine aasta megahitt oli sellistes tünnides möödi mune, selliseid mune, igas pakis, see roosa on mingi outsider, see on kuskilt mõjutunud, aga muidu igas tünnis oli üks kuldmuna ja siis terve tünnides selliseid, ehk siis meil oli 2 tünni. Aga ma ei mäleta, mis ühe tünniga juhtus. Kas see läks katki või kinkisime ühesõnaga. Ei luba praegu, mis ühe tünniga juhtus, aga need on siuksed munad. Ehk siis nagu taaskasutatavad munad. Ja ma tegin munajahti poistele eelmisel aastal ja see aasta ma teen kindlasti ka. Hanna saab ka see aasta osaleda. Ja need ma praegu panen kasti tagasi, aga siis munade pühade hommikuks panen iga ühe sisse midagi, mingi kommikese või äkki mõne mündi või... Ja siis lapsed saavad otsida. Eelmine aasta me tegime seda toas, sest ilm oli väga paha, aga vaatame ilma järgi. Et see oli hästi tore. Täna siin enam silti pole. Ma ei mäleta, kui palju need maksid, aga igal juhul nagu tore, et taaskasutatav ja see aasta kasutame ja loodetavasti need säilivad ja saab veel mitmeid aastaid kasutada. Et peale munajahti, kui need tühjaks tegid, ma panin kohe ära, et need ükski katki ei läheks. Siis mul on eelmisest aastast sellised tibud. Kooreses natuke lämmis karp. Mul on Pepkost ostetud 1,29 oli karp, 6 tükki on sees ja eelmine aasta ma ei kasutanudki neid. Need on täitsa uued, lihtsalt see karp on veidi saanud pihta. Siis on 2 muna. Roosa muna ja niuke hele muna. Siis see on nii nunnu minu arust nagu linnupesakene. Natuke on siin vussi läinud see sees, aga niuke mun saab riputada kuskile. Ja siis see korv oli ka nii armas. Jälle ma jään vastuse võlgu, kui ma arvan. Eelmise aasta vlogist on kindlasti näha. Ma arvan, et äkki ma ostsin selle eelmine aasta ka Pepkost või... Nüüd ma nägin siin sais ka mingeid selliseid, mitte päris sama ka peaaegu. Nii armas. Ma tean, et seal oli erinevad värvi, kui ma eelmine aasta ostsin juunustin Pepkost. Kui ma kõik ülendasid sealt ostsin. Ja siis need munad ka. Need munad on ka Pepko munad. Mul on siin erinevad toonimune. Need maksid eelmisel aastal 1,30 karbitäis. Ja siin on... näha on, et mitu karpi on siin sees 2-3 karpi äkki. Et ilmselt ma täidan siis midagi nendega. Ühesõnaga, nendega teeme midagi. Ja siis mul on eelmisest aastast siin kuivatatud lillekesed. Ma ise mõtlesin, et sel aastal ma ostsin neid oksa munakesi juurde, et ma kuidagi teen mingi sellise toreda lilleseade nendest. Et sel aastal kasutan veel. Eelmine aasta need jäid päris korralikuks. Otsisin vahepeal veel mõned asjad välja. Lihtsalt ma ei ole midagi veel katsetanud, aga kohe proovime siis koos natukene kaunistada. See on IKEA-st selline toode, kus saab igasuguseid, selleks saab nii ägedaid igasugu pühade dekoratsioone teha. Siis otsisin välja vaasi, klaasi. Mul on üks mõte, aga ma ei tea, kuidas see täpselt nagu läheb. Siis taimeriga tuled. Neid ma kunagi hästi ma näitasin jõuludeks, ostsin paar pakki, kasutasin. Need läksid jõuluasjadega juba sinna, need on ära pakitud ja ära viidud.
aga ma ostsin paar pakki tulukesi seal kuskil jõulude paiku veel juurde, sest nad olid veel eriti alla hinnatud peale või noh, jõuludeks on ja nagu ikka jõulukaunistused. Ja siis ma mõtlesin, et neid läheb ikka vaja ja ongi hea. Need olid mul siin köögikapis, sain siit võtta, ei pidanud jõuluasju hakkama välja kaukima. Siis nii, mida ma enne ei näidanud. Kauss, klaas, rätik. Kohe näitan sulle, mis ma rätikuga teen ja veel. Ma leidsin 2 sildi, me oleme hullud need sildi inimesed. Tegelikult meil on siis paaris siuke siltide sein, tavaliselt kui me reisime, me toome silte kaasa, neid niukseid plekist silte. Aga mul on siin kodus ka mitmeid erinevates kohtades, meil see pesu majapidamisruumi seina peal. Vaatamegi minu segamini majapidamisruumi siia korra. Lihtsalt siis tead ka, millest ma räägin, et siin sellised näiteks. Olen neid kindlasti juba palju näidanud, aga muidu ma kogu aeg nagu räägin, aga samas infot juurde ei näita. Ja nüüd mul on 2 silti, mis tegelikult on tükk aega tagasi juba ostetud, aga ma pole neid siiamaani kasutanud. Need ootasidki munadepüha. No see on minu arust jumal naljakas. Ma mõtlesin, äkki panen selle WC-sse. Ma tahaks nagu, et inimestel oleks mingi hetk, kus nad saaksid seda lugeda ja see oleks nagu naljakas. See käib nii meie pere kohta. Ja siis selline nagu ilus jänku silt ka. Et need, ma arvasin, et äkki ma panen selle esikusse või noh, nagu koridori garderoobi. Aga vaatame ja siis tegelikult ma vist enne ei näidanud. No, mul on ju neid, siin on küünal sees, majakesi on ja. See on ka siin saist ostetud majaka. Siin on küünal sees, ma seda päriselt iga õhtu siin põletan ka. Ja siis on mul siin, seda ma näitasin, ma siin Pepkost, aga siis on mul veel selline jänkuke ja see tegelikult siin on ka tuluke sees, nii et see pimedas põleb praegu lihtsalt, see ei anna nagu mingit efekti siin valges. Tavapäraselt on siis niimoodi, et ma tegelikult taas kasutan põhimõtteliselt enamus asju. Ma nüüd mõtlengi, et ma ilmselt need oksakesed näiteks või rapin üsna ära, et noh, siis on ka okei, kui ma need ära viskan peale neid tühi. Aga enamus asju on ikkagi läbi aastate, lihtsalt ma üldjuhul ükski järjestikune aasta ei pane täpselt samu dekoratsioone, no võib-olla väga vähest asjade puhul, noh nii jõuludel kui muudel, et ma alati üritan midagi uut mõelda ja täpselt nagu kuidas mõte ja plaan parasjagu on. Et sel aastal siis mul on mingid mõtteid, aga ma ei tea, kuidas need täpselt sujuvad. Ma oleks tahtnud tegelikult kõrgemat kaussi, see on mingi täitsa tavaline klaaskauss. Aga mul ei ole, mul on nagu päris kõrge, et see mul vist võib-olla paaris on, aga täna osa ma ei viitsi minna üle hoovi praegu. Et mul oli siuke mõte, mul on siin need munad. Sel aastal on muidugi kaunistamisega niimoodi, et vaata kaunistamine ei tähenda enam sama, mida varasemad aastad hetkel, sest Hanna on nii väike. Ja tema väikesed näpud ikkagi jõuavad peaaegu igale poole siin majas. Ma praegu vaatan need munad, näiteks need on nii nunnud, aga need näevad tõesti välja nagu mingid pesenupsud, et isegi tahaks neid suhu panna. Ja tema ka. Ja siis nüüd tal on siin see torntool, et ta saaks ka tulla laua äärde ja teha siin koos, teeme siin koos süüa, nii nunnu. Aga nüüd on nii, et ma ei saa laua peale midagi panna. Jätan keset lauda nagu mingi, ma ei tea, pannkoogi taldriku või tomatikausi. Ta läheb lihtsalt siit laua peale, aga siit laud on ju kõrge, see on ju nagu see saare kõrgus on ja. Et ja siis ta on siin laua peale pärast alla ei saa. Õnneks ta ei ole kordagi kukkunud ega midagi, aga ta on ikkagi, no mina olen ikkagi näinud vist, ma olen vist näinud, et ta on siin käinud 2 korda äkki laua peal, aga 1 korra ta käis kindlasti ja nii, et ta tuli puki kaudu alla ka, aga ma sain sellest alles pärast aru, sest ta oli napsanud laua pealt pannkooke. Ja mina mõtlesin, et huvitav, et see pannkoogi kauss siin nii lähedal on ja kui ma pärast kööki tulin ja nägin, et pannkoogi kauss oli täiesti teise pool lauda ja ta ainuke viis sinna saada, ta ei ulata muidu laua peale, on siit pukis, siis ma sain aru, et ta oli pukist roninud laua peale, võtnud pannkooki ja tulnud sama teed alla. No, mis on muidugi positiivne, et ta sai alla, aga ohtlik sellegi poolest. Nii et nüüd, aga tal niisama nagu pole huvi siia laua peale hetkel olnud ronida, et ta tahab siia minna siis, kui siin on midagi, mida ta ei ulata võtta. Nii et need oksaksid, nende sees on kõigist traadid, siis seda saab niimoodi natukene nagu Võsõnaga minu mõte oli, saad juba oma mõttest aru, mu mõte oli see, et panin need munad siia 2 klaasi vahele, et nad kuidagi nagu visuaalselt oleksid nunnumad. Ja siis ma mõtlesin, et ma panen need oksad, aga et paneks siia igasugu siukest seda kuivanud kraami ka.
siis on nagu eriti nunnu äkki. Ma loodan. Mulle tegelikult meeldib see siuke kuivend kraam, see on selline nagu tundub naturaalne või jätab tegelikult võiks neid ju ise kuivatada, need on nüüd ostetud. Minu meelest ka Pepkost, kui ma ei eksi, seal müüakse erinevaid selliseid, ongi nagu erinevad mingid siuksed tuustid, erinevas toonis mingi kuivatatud lilled asjad on seal siis sees. Et aga tegelikult see on jälle siuke ettemõtlemise asi, et võiks ju neid kuivatada siis, kui on mingi selline aeg, kui on aastaaeg, kui on neid igasuguseid, ma ei tea, taimekesi, mida korjata ja panna kuivama. Mulle tegelikult meeldib. Ma vist juba jagasin nüüd mingi päev ka, et ma lähen järgmisest kuust tööle tagasi. Nii et minu koduse ema ajastu on läbi. Viimased nädalad veel. Selle jooksul me jõuame siin käia veel mandril mõned tiirud. Ma jõuan käia reisil veel. Ja siis on aeg minna tagasi tööle. Ja hakata uuesti elama oma kriisijuhtimise elu. Mis tegelikult on ju väga äge. Mõnes mõttes ma juba väga ootan seda. Ma panengi need mõned tuustikesid. Siin on nii nunnud tuustid ka. Panen need ka siia. See on nagu erinunnu. Et nii huvitav on mõelda. Ma olen kuidagi, see tekitab minus mitte nagu ärevust, aga see tekitab minus tundeid, see tööle tagasi minek. Mul oli hästi raske üldse koju jääda. Mina selline tööhoolik nagu ma olen, on ju, tööhull, siis mul oli üldse koju jääda hästi keeruline, nagu kindlasti keskmisest keerulisem. Ja nüüd, kui mul on aeg tagasi minna, eks ma olen nüüd vaata harjunud, siis ma kuidagi nüüd oskan palju rohkem hinnata seda lastega koos olemist ja seda, mul alguses tundus, et ma olen täitsa nagu ma tean, et see nüüd kõlab niimoodi, nagu ma ütleks kellelegi teisele seda, aga ma 100% luban, et see on mõeldud ainult minu enda kohta, et ma kunagi kellegi teise kohta niimoodi ei arva. Aga mul oli endal nagu tunne, et ma olen kuidagi nagu väärtusetu siin kodus. Et selles mõttes väärtusetu, et ma nagu ei loo piisavalt väärtust, mida ma justkui siis ise endale kujutan ette, et ma töökeskkonnas loon, on ju. Ehk siis ma ei osanud üldse ennast kuidagi näha siukse koduperenaise rollis või. Et ja nüüd kui ma olen olnud kodus üle aasta, siis ma saan aru, et on väga hull tuust või. Ja nüüd no. Et nüüd ma saan aru, et tegelikult on see kodune elu ikkagi väga suur koorem esiteks, nagu mitte halvas mõttes koorem, aga nagu vastutus ja sisukus ja olulisus. Ja et ma mõnes mõttes võib-olla tekitan siukest kohest muutust palju rohkem siin kodus kui kuskil suures organisatsioonis, on ju. Kas sina üldse tead, mis tööd ma tegin? Siin on kindlasti palju vaatajaid, kes on minuni jõudnud just nüüd, kui ma kodus olen olnud. Nüüd, kui ma olen kodus olnud. Nii, selle munaga mul on siuke plaan. See on ka siin saist ostetud muna. Minu arust hästi ilus siuke augukestega. Aga selle muna, ja see on justkui nagu küünlataps, aga ma proovisin see küünlalt panna üks päev, nüüd paar päeva tagasi ja see läheb mega kuumaks. Siin peal ei ole vaata auku, näiteks kui nendel majadel on korsten, sealt tuleb see kuumus ikkagi välja, need majad lähevad ka soojaks, aga mitte tulikuumaks. See oli ikkagi nii tulikuum, et ma kustutasin küünla ära ja see küünal oli seal olnud, no ma ei tea, võib-olla pool tunnikest äkki oli, võib-olla nii palju ei olnud. Ja see oli nii tulikuum, et mul oli ikkagi hirm, et see lähebki katki, et see lihtsalt nagu, ühesõnaga, mulle tundub, et see tegelikult ei sobi ikkagi küünla jaoks. Ja siis ma hakkasin mõtlema nende tulukeste peale, aga mul praegu on nagu küsimus, et kas need tulukesed mahuvad siit sisse, võib-olla need ei mahu see patareesi. Kohe vaatame. Ühesõnaga, üsna peagi ilmselt vahetuvad siin kanalil. Need koduse ema jutud hoopis. Kriisiteemaliste juttude vastu. No see põhimõtteliselt ei lähe. Näed, vahel tuleb olla lihtsalt nutikas. Ehk siis see läheb, kui võtta gaas ära. Kui see gaas on peal, siis ei lähe, aga kui ma gaane ära võtan,
siis tegelikult läheb. Et see teeb ta natukene niisuguseks kitsamaks. Nende tulukestega on nüüd see lugu, et need on need tulukesed, mis oli siis 6 tundi, kui ma panen need tööle, siis nad 6 tundi põlevad ja siis ise lähevad 18 tunniks kinni ja siis jälle 6 tundi põlevad. Ehk siis igal õhtul, kui ma õhtul panen nad põlema, igal õhtul hakkavad täpselt sama kellaaeg minema tööle. Ja kustuvad ise ära, et ma ei pea neid vaata kustutamas käima, see on minu jaoks ilgelt tüütu. Ma viitsin seda teha umbes mõned päevad ja siis ma ei viitsi need enam tööle panna, sest ma ei viitsi neid pärast kustutada. Ja siis nii on. Seda enam, kui ma nad siia muna sisse surun, siis ma ei taha seda muna ju lahti võtta iga päev. Aga nüüd on küll praegu nii, et ma panen selle lihtsalt, et näha, kuidas see kõik välja näeb valmis. Aga ma ei pane seda praegu tööle. Igaks just kontrollin, kas need tuled ikka põlevad. Töötavad üldse või? Töötavad, jah. Siin on igast erinevad režiimid, saad teda panna mingi vilkuma ja just nagu jõulukülal olid need ka mul. Et ma praegu panen ta ikkagi kinni, sest muidu on nii, et ta hakkab seda taimerit lugema sellest hetkest, kui ta on tööle pandud, aga ma ei taha, et ta nagu lõunal hakkab tööle minema iga päev. Ja see on täitsa okei, et nad on siin muna sees, ma panen selle lisapatarei praegu ka siia ja selle kaanega. Et siis ma saan õhtul ta sätida. Ehk siis ma saan panna patarei sisse, patareid nagu siia muna sisse ja kaane saan siin sees peale panna, et ma ikkagi kaane panen, sest see on ka turvaline, ma arvan. Ja mu mõte oli siis selline, issand, ma polegi proovinud, kas see mahub siis. Mu mõte oli see, et mul on see kausikene, et paneks selle muna siia kausi sisse, et siis on nagu, ja see muna läheb õhtul vaata põlema, siis sellest tekib siuke nagu lamp. Aga ja see nii ilusti mahub siia, aga mulle tundub, et sellel oleks ka vaja mingit natukene, seda tegelikult oleks hea, kui oleks seda, tead küll, seda asju, mis munade peadel müüakse, see võltsmuruve. See oleks nagu eriti mõnus. Aga kuna mul seda ei ole, siis me oleme lihtsalt sinuga loovad praegu. Ehk siis võltsmuru asemel tuleb ikkagi päris muru. Ja äkki ma lõikan sellest mingid tükikesed. Proovime, ega ma ei tea, mis sellest. Ja alati kõik asjad ei tulegi välja. Mul on tihti nii, et mul on mingid mõtted nagu õnnestuvad ja siis mingid ei õnnestu ja mingid asjad ma nagu tegemise käigus mõtlen ümber. Mõtlen, et nii oleks hoopis parem või nii oleks toredam. See ongi see siuke sisustuse selline tore osa, et kõik tekib niimoodi orgaaniliselt. Aga mulle õudselt meeldib kaunistada ja mulle meeldib kõiki neid asju teha. Ja kuidagi ma tahaksin olla, kui ikka inimesed, vaata, tihti me kõik mõtleme, et oi, minu elu ongi, ma ei tea, selline, sest nii oli, nii ma sündisin ja tead, nii on alati olnud ja minu 5 põlve on täpselt naised sellised olnud või mehed. Ja siis järelikult nii ongi, aga tegelikult ju on võimalus oma elu täpselt selliseks luua, nagu me ise tahame. Mis tähendab seda, et ma ise ka alati inimestele ütlen, et aga kui sa oled välja mõelnud selle, et milline sa tahaksid siis olla nagu inimesena, igas mõttes, milline sa kodus tahaksid olla, milline emana, milline koduperenaisena, milline töötajana, millist kodu, karjääri, ma ei tea, mis sa kõike soovid on ja või mis iganes kellegi unistused on, siis et siis lihtsalt hakkagi nagu elama nii, nagu see kõik oleks juba olemas. Sammhaaval, ega kõik asjad ei tulegi kohe nagu korraga, aga nagu sammhaaval. Ma näen, et see täiesti toimib, aga ma praegu jätan lõplikult selle muna siia suru või selle klaasi surumata, sest ma pean selle õhtul uuesti veel lahti tegema. Ja muidu juhtub nii, et ma praegu surun selle, kui ma selle suruksin, selle klaasi nüüd siia heina peale, siis need heina otsad murduksid täpselt klaasi kuju järgi ära ja siis olekski nagu ideaalne, et mis siit mul praegu osad punnitavad siit välja, et need kaoksid siis ära, need välja punnitavad osad. Aga ma praegu ei suru, sest et ma pean selle õhtul tegema lahti. Ja muidu on nii, et ma arvan, et kui ma selle lahti teen ja selle muna ära võtan, siis ma ei suuda äkki seda täpselt samamoodi tagasi panna, et siis juhtub see uuesti. Et ma pigem siis panen ta lõplikult kinni õhtul.
aga ma proovin meelde nagu jätta ja näidata sulle õhtul, et kuidas see siis õhtul kõik välja näeb. Ja need asjad, mis ma praegu tegin, ma tahaksin nüüd panna sinna veinikülmiku peale, sest see on üks siuke hea koht, kuhu Hanna ei ulatu ja see on koht, mida ma alati, sellepärast ma selle veinikülmiku sinna üldse organiseerisingi. Et ma tahtsin, et oleks koht, mida saaks nagu kaunistada kogu aeg jooksvalt, siis selle klaasiga. Mõtlen, et huvitav, mis ma selle korvikesega teen, ma võib-olla sellega hetkel ei tee midagi, sest ma pean natukene mõtlema, mida siia sisse panna. Muidu ilmselt ideaalses maailmas ma võib-olla paneksin siia mingit täitematerjali ja võib-olla paneksin ka kommid, teeks sellest kommikorvi. Kui ma vanasti kogu aeg ütlesin, et meil on kogu aeg kommid laua peal ja kausis ja meil oligi konstantselt nagu, selles mõttes käeulatuses oli kogu aeg kommikaus, snäkid, sahver oli lahti, on ju. Nüüd on sahvreis lukk, nagu konks kõrgel, et sest nüüd on meie majaseks väikene inimene, kes tahab seda kõike, mis on nendes kaussides. Ja kuna kommi võtmine ei ole Hannale piiramatu, ta on mõned kommid oma elus söönud küll, aga siiski on ta liiga väike kommide jaoks. Mitte kohe kuuleb, et ma räägin kommist, nüüd ärkeski. Hüüb. Ta on magas just, kuulen läbi monitori ja pemmet. Et kuna kommid on talle väga piiratud, siis ma ei saa lihtsalt kommikausse tekitada. Mõtlen praegu, et kas ma panen roosad, panen valged, ma äkki panen valged siia. Nende sees on ka, need on siis tegelikult üks nagu oksakesed, kus on 5 aru, on ju. Et nad ei ole kõik nagu ühised pulgad. Ja ma mõtlesin, et teeks nendega sama, et panin siia klaasid näiteks üles vannituppa, teeks nagu nendest oksadest ükse. Äkki ma panengi neid lillasid oksakesi. Vaata, nüüd mul hakkavad mõtted tulema, kui ma siin teen. Nii põnev. Ma mõtlen, et mul on veel ju tööle minekuks nii palju asju ette valmistada ja teha. Ma pean minema ta alla võtma. Hannuška. Seda ei pane, aga mul on siin veel mõned lillekesed, heledad. Ma panen võib-olla lillekesed hoopis sinna munakorvi. Kaussi sobivad siia isegi paremini. Või mulle meeldib seda kõike teha, nagu tõeliselt meeldib. Panen siia sisse. Nii, aga mis me siia saame siis panna? Paneme äkki need. Need on ka nii ilusad nüksed. Lillad. Ja mulle meeldib, et kui muidu mu kodu on üsna niuke värvitu, tegelikult ju. Ma olen hästi see kõik valgeks ja halliks. Ja võib-olla natukene musta on minu see stiil. Siis nüüd ometigi on püha, kus on värvi. Ja mulle meeldib, ma selles mõttes see aasta ma isegi ei mõtle mingit, mõni aasta ma mõtlen rohkem, et oleks mingi ühtne värv ja ühtne toon ja ma ei tea, otsustaks, et jõuluasjad on kõik rohelised ja hõbedased või ma ei tea, helesinised ja kuldsed, aga munadepühadel, see aasta on munadepühade toon, mida värvilisem, seda ägedam. Niisugune otsus praegu sündis just. Ehk siis ma tunnen, et ma tahan kohe ja kuidagi meil on vaata lapsi palju ja ma tahangi, et oleks siuke. Ja mul on sellel nädalavahetusel, või noh, mul on juba neljapäeval tegelikult isa juubel. Aga seda peetakse siin tema sünnipäeva pidu, tema juubelipidustusi nädalavahetusel siin minu juures. Nii et siia tulevad külalised asjad kõik. Seda enam on nii tore nagu juba ju, kas ma saan need siia sisse ka veel. Et nii tore on juba ju kaunistada. Ma tean, et mõni inimene ütleb kindlasti, et selleks kõigeks on vara, aga mul on selleks reaalne
pean vist proovima ikkagi need enne panna. Mul on selleks reaalne põhjendus ka, nimelt. Mina mõtlen seda, et kui ma juba kaunistan, siis ma tahaksin, et need kaunistused oleksid ikkagi niisugune julge, siuke lahke kuu aega oleksid need kaunistused üleval, sest see on siuke paras aeg, et nendest ei ole veel saanud nagu küll ja samas on ikkagi aega neid siis ka nautida ja selle jooksul käib siit ka võib teisi inimesi läbi, külalisi, keda need saavad siis rõõmustada ja mu enda lastel on aega kuidagi selle kõige sees siis elada. Ja mulle meeldib lihtsalt õhtul võtta tass teed ja vaadata oma munade pühade kaunistus. Imetleda ja mõelda, et küll mul on tore kodu. Aga üldiselt on siis niimoodi, et kui on pühad juba läbi, siis ma tahan need maha võtta, sest siis mul on juba tuju üle ja tahe üle ja siis ma tahaks juba järgmiseid asju. Et just see ootus on nagu see ootus eriti kevadel aitab kuidagi sellest pimedast ja raskest ajast üle ka. Nagu sellest vaimselt raskest ajast, nagu tegelikult enamus inimestel on, täitsa nünnu. Niisuguse tustikese panen üles korrusele. Ja siis ma otsisin ühe väikse selle välja. Mõtlesin, et alla, kuhu ma tahtsin vannituppa selle naljaka sildi panna. Et paneksin. Ma avastasin täna, et mu see lõhnase diffuuser, kus on ka need pulgakesed sees, et see on otsa saanud ja mul ei ole praegu varu. Mul on muidu, ma ei saa nüüd öelda, et alati on varu, sest ei ole, on ju. Aga tavaliselt mul on varutud, nagu kui ma panen uued need diffuuserid välja, siis ostan üsna pea võimalusel siis 2 tükki juurde, et siis jälle saaks vahetada enne mõlemas vannitoas. Ja mul ei ole ühtegi. Ja need eelmised said just otsa, nii et ma mõtlesin, et ma siis neid ei ole, aga et siis viin nende asemel mingi järgmise tusti sinna vannituppa, et see justkui nagu sobitub sinna vannitoa. Siis mul on see roosa muna ja ühesõnaga munadepühade kaunistustega on nüüd siuke lugu, et kuna munadepühad on ju mingi 20. aprilli tuuris. Täna on küll veel justkui ju märtsi algus, aga ma lähen reisile ja tulen sealt tagasi kuu lõpus ja siis ma tahan, et mul oleks ka aega nagu neid nautida. Et sellepärast ma natukene varem. Ja siis ma panen sinna veinikülmiku peale nagu laudlinaks kätteräti. See on minu häkk, kuna köögikätterätti ma ikkagi vahetan üsna tihti. Nad määrduvad, nii ma ei saa need enam puhtaks isegi pleki eemaldusvahendiga ja lähevadki tavaliselt siis järgmisele ringile mingi põrandakaltsuks või ehituse kaltsuks või poistele garaaži. Ehk siis, et nad ongi ringluses. Mitte peale igat kasutust, aga ikkagi mingi aeg on. Ja siis ma jälle mingi hetk ostan uusi ja uutega ma tavaliselt teen nii, et mul on praegu ka seal sahtlis mingi, vaatasin, ma ei tea, praegu võib-olla veel oli 4 äkki või 4-5 rätikut peale selle, mida pole kordagi pestud ega kasutatud, nad on täiesti uued, värsked, sirged. Ja ma need kõigepealt tavaliselt esimese hooga kasutan ära laudlinaks, kas siin laua peal, kuskil seal veinikülmiku peal, kuskil nagu iganes. Ja siis alles, kui ma olen nad esimest korda ära pesnud, siis hakkan neid kasutama nõudeks, sest et nad ei kuivata ka kohe algul, et neid nagunii peab pesama enne kuivatamist. Et niisugune, et siis ei ole vaja seda laudlina osta või linikuid, et siis saab nii-öelda taaskasutada seda. Slaim, limon. Huvitav, et kõikide laste lemmikasi on vist ikkagi lima maailmas. Näita, mis lima sul on. Niuke mingi galaktika lima. See oli tegelikult enne erinevat värvi ja siis sädeleb. Ta on niuke lillakas pruun ja sädeleb lihtsalt mass. Tahtsin näidata, mida ma sellega tegin korviga. Korvi sisse panin lillet. Lihtsalt selle sama lillepotti, mis mul tegelikult siin akna peal juba oli ja see sobis siia sisse nii armsasti. Nii et niimoodi sai see korv kasutatud. Ja siis siia tuli selline nurk. Uksest sisse tulla on meil siis esikus nüüd selline riiulike. See on teine riiul on selle jaoks, et panna mingid, et toetada korraks oma telefoni võtmeid, et kust Anna ei saaks kätte, sellepärast me panime. Ja ülemise riiule ma panin selleks, et seda kaunistada, nii et see sai siis selline. Ja mida ma sulle enne ei näidanud, siis tegelikult on 2 sellist jänesega majakest ka. Siin on jänku pildid, veidi suurem, veidi väiksem. Tere külalised! Õues on soe, ma saan aru. Õues on soe, jah? Ja lähme ikka koos vetsu ka. Vannituppa sai siis selline alumise korruse vannituppa. Õhtu on käes ja ma olen juba täiesti tudune.
aga ma tahtsin sulle näidata ruttu seda põlevat muna, et minu arust see oli nii nuinusti kukkus välja. Seepärast ma täiega julgustan katsetama erinevaid asju. Et isegi sulle tundub, et sul on mingi kaunistus või sisekujundusidee, mis sa mõtled, et äkki see ei toimi. Siis tasub alada proovida, sest võib-olla ei toimigi, aga võib-olla toimib imehästi. Igal juhul läheme otsime pimedast toast selle muna üles, aga sulle ma soovin ilusat nädalavahetust ja algavat nädalat. Nii, selline siis sai see põlev munakene. Super nunnu. Näeme järgmisel nädalal. Tšau!